Jane, ole hea. Nii, tere päevast, vaatan just kella ja kõigepealt ma tahaks öelda, et mina ikkagi kavatsen rääkida siin kuni 4:30. Ehk siis see esimene, see bänner on võib-olla väikese veaga, aga kuna meil on tohutult, ma ei tea, kas palju või vähe aega, et sellist mahukat materjali üleüldse tutvustada teile, siis ma arvan, et püüame kohe edasi minna nii materjalide kui ka jutuga. Ma jagan siin oma slaide. Kõigil on see arvatavasti näha. Anne, noogutad väga hästi, siis on näha. Ja mind juba nimeliselt tutvustati. Traumateadlikkus, traumapädevus on täna saanud selliseks üheks minu pädevuseks, mida ma ka edasi annan. Ja nendes tänases päevas, tänases webinaaris saan ma tõepoolest väga põgusalt puudutada väga sügavaid teemasid. Nii et kellel on rohkem huvi, siis ärge peljake, ärge kartke pöörduda sellesama organisatsiooniga lapsele pere poole ja meie kodulehe e-poes, veebipoes on igasugust vastavat kirjandust, aga meil on ka koolitusi ja koolitajaid. Ise olen TBRI praktik. Meil on nüüd neid organisatsioonis ja meeskonnas 6 inimest. See on selline kummaline tähekombinatsioon, mida ma püüan teile ka lahti mõtestada siin. Aga tänases olukorras, situatsioonis, päevas, ühiskonnas võib-olla peaksimegi vaatama, millised need oleks need esimesed sammud, kui meie kooli tuleb traumakogemusega laps, aga ma ütlen täiesti veendunult, et meie koolid on täis traumakogemusega lapsi. Et kui me täna fokusseerime sellele, et meile tulevad sõjapõgenikest, ütleme sellise sõjakogemusega ja võib-olla mingisuguse tõsise, akuutse, kohutava, hirmutava traumakogemusega lapsed ja perekonnad Eestisse, siis mina nagu julgustaksin küll teid väga, pange oma kogemus sellesse konteksti, mida me täna selle vähese aja jooksul saame räägitud. Pange oma kogemus lastega. Sest paljud lapsed võiks nii öelda, et nad tulevad iga päev meie koolidesse sõjast. Ja see sõda on kodudes. Nii et kui me paralleelselt paneme need kogemused, mida me näeme, mis toimub meie lastega, ka võib-olla selles lähisuhte kontekstis, mida nad kogevad tänasel päeval Eestis ja iseenda kodudes, siis ei olegi need nii väga erinevad. Nüüd see raamistik, millest ma täna püüan läbi joosta või läbi kiirrongiga sõita, ükskõik kuidas me seda kirjeldame, siis ongi esimese osas räägime natuke traumast ja ajust, mitte sellepärast, et ma arvaks, et te mitte midagi ei tea sellest, aga minu isiklik kogemus näitab nii enda elus, olles neid pihta saanud põnne kasvatanud ja kasvatada püüdnud ja siiamaani kasvatan. Minu kogemus on peamiselt teismelistega, mis väljendub minu juuksevärvi rohkuses või rahakott mõjust või juuksevärvi vajadusest rahakotile. Kuidas see trauma ja aju ikkagi seostavad. Toon teile väga lihtsa näite. Need näited, mida ma püüan kiiresti siin tuua, on tegelikult reaalsest elust. Kui tänasel päeval ütleb Eestimaa teises otsas üks kogenud, ma mõtlen ajaliselt kogenud ja valdkonnas kogenud sotsiaaltöötaja laste kohta, kes on tõesti tulnud Ukraina sõjakriisi jalust, kellel ei ole siin ka vanemaid kaasas, et nendel lastel ei ole traumat. Nad pääsesid üsna kiiresti tulema. Siis ma ei oska ausalt öeldes midagi selle peale vastata, kuna ma tean, et need inimesed, kes nõnda tänasel päeval on öelnud, on ka läbinud sarnaseid koolitusi, on läbinud nagu väga palju teemasid. Siis see tähendab seda, et ei ole veel midagi kinnistunud. See teadmine, mida me saame ja ka mida mina püüan teile kogu südame ja kogu oma olemusega edasi anda, ei tähenda seda veel, et sa olukorras oskad vastavalt reageerida, vastavalt mõelda. See võtab päris pika protsessi, et see neid seoseid luua, mitte ainult laste puhul, vaid ka meie ise peame teatud seoseid looma. Ja kuna selles teemas, mis välja hõigati, oli nii selle lähenemise tutvustamine kui ka natukene aru saada, kuidas ise ellu jääda, siis tegelikult need samad hoiakud ja lähenemised aitavad ka meid. Kõik see, mida me mõistame, kuidas töötab üldse
traumeerivas kogemuses, kas kogemuse saanud või selle kogemusega kokku puutunud inimese aju, tõmmake see enda peale ja vaadake iseenda sisse. Mina vaatan samamoodi igapäevaselt, kuidas mina reageerun, kuidas reaktsioonid minu ajus ja kehas toimivad ja suhetes, töös, abistavates töödes. Et see on juba see, et kuidas meie enda keha reageerib reaalsele või siis ka tajutavale ohule. Kuidas meie sensoorika seda üles toob, mida meie keha mäletab ja kuidas me siis saame aidata. Ja just sellises kontekstis, kus me ei ole otseselt nende laste vanemad ega esmased hooldajad, siis on ikkagi asju, mida me saame teha. Ja siin on ilusasti juba see sõna TBRI, mis on kaubamärgi all ka tõenduspõhine sekkumine, et igal juhul, keda huvitavad need teemad rohkem, võite YouTube'i sisse panna, võite interneti sisse panna, tuleb väga palju materjale, mis on enamus küll inglise keeles, eestikeelsete puhul peate vist kahjuks või õnneks siiski meie poole pöörduma, igale lapsele pere poole. Aga nüüd, enne kui me lähme nendesse tõsistesse teemadesse, ma tahaks teiega koos vaadata ühte humoorikat, aga väga sügava sisuga videoklipp, võib-olla olete seda näinud, aga siin on midagi, mis on hea õpetajatel kaasa mõelda, sest see räägib õpetajatest. I have spent my entire life either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse, or talking about what happens in the schoolhouse. Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. And for the past 40 years, I've done the same thing. And so needless to say, over those years, I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives. Some of those reforms have been good, some of them have been not so good. And we know why kids drop out. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. But one of the things that we never discuss, or we rarely discuss, is the value and importance of human connection. Relationships. James Comer says that no significant learning can occur without a significant relationship. George Washington Carver says all learning is understanding relationships. Everyone in this room has been affected by a teacher or an adult. For years, I have watched people teach. I have looked at the best and I've looked at some of the worst. A colleague said to me one time, they don't pay me to like the kids. They pay me to teach a lesson. The kids should learn it. I should teach it, they should learn it, case closed. Well, I said to her, you know, kids don't learn from people they don't like. She said, that's just a bunch of hooey. And I said to her, well, your year is gonna be long and arduous, dear. Needless to say, it was. Some people think that you can either have it in you to build a relationship or you don't. I think Stephen Covey had the right idea. He said you ought to just throw in a few simple things, like seeking first to understand as opposed to being understood. Simple things like apologizing. You ever thought about that? Tell a kid you're sorry, they're in shock. I taught a lesson once on ratios. I'm not real good with math, but I was working on it. And I got back and looked at that teacher edition. I taught the whole lesson wrong. So I came back to class the next day and I said, look, guys, I need to apologize. I taught the whole lesson wrong. I'm so sorry. They said, that's okay, Miss Pearson. You were so excited. We just let you go. I have had classes that were so low, so academically deficient that I cried. I wondered, how am I going to take this group in 9 months from where they are to where they need to be? And it was difficult. It was awfully hard. How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? One year I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen.
to be in my class. Because I am the best teacher and you are the best students, they put us all together so we could show everybody else how to do it. One of the students said, really? I said, really? We have to show the other classes how to do it. So when we walk down the hall, people will notice us. So you can't make noise, you just have to strut. And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came. I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. And they said, yeah. You say it long enough, it starts to be a part of you. And so, I gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a +2 on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on the roll. You got 2 right, you didn't miss them all. I said, and when we review this, won't you do better? He said, yes, ma'am, I can do better. You see, -18 sucks all the life out of you. +2 said, I ain't all bad. For years, I watched my mother take the time at recess to review, go on home visits in the afternoon, buy combs and brushes and peanut butter and crackers to put in her desk drawer for kids that needed to eat, and a washcloth and some soap for the kids who didn't smell so good. See, it's hard to teach kids who stink. And kids can be cruel. And so she kept those things in her desk, and years later, after she retired, I watched some of those same kids come through and say to her, you know, Miss Walker, you made a difference in my life. You made it work for me. You made me feel like I was somebody when I knew at the bottom I wasn't. And I want you to just see what I've become. And when my mama died 2 years ago at 92, there were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes, not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Can we stand to have more relationships? Absolutely. Will you like all your children? Of course not. And you know your toughest kids are never absent. Never. You won't like them all, and the tough ones show up for a reason. It's the connection, it's the relationships. And while you won't like them all, the key is they can never, ever know it. So teachers become great actors and great actresses, and we come to work when we don't feel like it, and we listen to policy that doesn't make sense, and we teach anyway. We teach anyway because that's what we do. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion? Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not impossible. We can do this. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Ja tegelikult rääkis ta kõik ära. Ta rääkis sellest, millest me alustame, ehk suhetest, ta rääkis kordamistest ja kordustest, mis meie aju mõjutavad, ta rääkis kontaktist ja kontaktist ja kontaktist. Ja võib-olla kõige suurem asi, mida te võite endale klassi seina peale panna või ka endale selja peale panna või kõhu peale, te võite panna endale praegu laua paberi peale kirja. Meie töövahend on kontakt. Sellest ei pääse. Nii et kõik me peaksime olema kontaktterapeudid. Sellist asja pole olemas, aga loome selle. Oleme kontaktterapeudid. Aga ikkagi, milleks siis valmis olla, kui meile ka teadmata või teadlikult tulevad meie kooli või on meie koolis või klassis traumakogemusega lapsed. Me seisame
silmitsi teatud kogemustega. Ja nagu ma juba algusest peale ütlesin, loo seoseid nii iseenda kui ka laste. See on meie kõikide jaoks, see on inimeseks olemise teadus tegelikult. Ja me seisamegi silmutsi kõikide teatud kogemustega ja sellega, kuidas meie aju ja lapse aju ja ka meie aju neid kogemusi vastu võtab. Aju on neuroplastiline. See mõiste neuroplastilisus tähendab seda, et aju võib muutuda sõltuvalt meie kogemustest. Aju enda struktuur või anatoomia ei muutu peale sündi, küll aga muutuvad viisid, kuidas ajurakud omavahel ühenduvad ja erinevad ajuosad omavahel seostuvad. Ja närvisüsteem on esimene süsteem, mis hakkab arenema juba emaka loote eas ja aju areneb alt üles, ütleme siis madalamatelt funktsioonidelt kõrgematele funktsioonidele. Ja see tähendab, et esmalt moodustub primitiivne aju, siin on küll mul osad ingliskeelsed materjalid, aga need all on viited olemas, kust need on võetud. Esmalt areneb siis primitiivne aju ehk ajutüvi, nimetame seda niimoodi, edasi juba limbiline aju, see, kuhu meil siis tulevad mälupildid, emotsioonid ja lõpuks ajukoor. Ja sünnist saati hakkavad närvirakud nendes ajuosades ühendusi looma ja üksteisega ühendust võtma ja kõik on sõltub kogemusest. Mitu korda või mida rohkem ühte või teist kogemust kordub, seda tugevamini need rakud omavahel üksteisega seostuvad. Ja neuroplastilisus on kõige tugevam, ehk siis see areng on ka kõige intensiivsem esimesel 3 eluaastal ja edasi juba siis selles nooruki eas, teisme eas teatud hüppelised aju arenguetapid on 12. ja 16. eluaastal või umbes seal niimoodi, mil siis juba aju korraldab ennast hormoonide mõjul ümber. Ja nüüd natuke mõelge õpetaja seisukohalt. 16-aastane. Mis juhtub 16-aastasega? Ta lõpetab 9. klassi. Kui palju pinget tuleb talle peale täpselt sellel ajal, kui ta tegelikult on tohutu segadus seas. Ja kui nüüd vaatate seda ingliskeelset graafikut, see on all siis see esimene, ma lihtsalt tõlgin kiiresti, osad on nagu viidetena võetud, mida on keeruline tõlkida, sest ta lihtsalt on mingisugusest PDF-is. Aju võimekus muutuda vastavalt kogemusele, see on siis all on vanused, hakkab vähenema kuni kusagil siis selle aju struktureerimise juba komplekteerumisena ja ehk siis 25. eluaastani. Ja see teine graafiku osa on, kui palju sa pead pingutusi panema, et selline muutus hakkaks toimuma. Nii et vaatame, meil on väga vähe pingutust vaja, kui laps on väike, väga vähe. Aju võimekus muutuda on väga suur, pingutust väga vähe. Alates 25. eluaastast ja sealt edasi peab väga palju pingutust panustama, et seda aju muuta ja võimekus vastu võtta ka väheneb. Nii et selline väike alus sellest. Kui me räägime sealt sõjakolletest saabuvatest lastest ja mäletate, mis ma ütlesin, sõjakolle ei ole Ukrainas ainult. Sõjakolle võib olla seal Tagametsa 3. talus, kust laps kooli tuleb, seal on ka sõjakolle. Alati loome neid seoseid kokku, siis me peame silmas pidama, et nendel kõikidel võib olla juba traumakogemus ja arengut mõjutav traumakogemus ja või siis akuutne trauma, mis võib muutuda krooniliseks traumaks, kuna see on läbi töötatud. Näiteks, kui vaadates siin sõjakriisi, siis mingi pikema pommitamise perioodi tagajärjel, toon teile väikse näite jälle, tuleb inimene läbi Leedu ja see on täiskasvanud inimene koos lastega ja ütleb mulle, et Jane, me peatusime Leedus järve ääres, imeilus järv, imeilus puhkemaja, imeilus päikeseloojang. Ja see inimene, kes on täiskasvanud, ütleb mulle, et tead, ja kui päike hakkab loojuma ja läheb pimedaks ja midagi kummalist hakkab minu sees kerkima, et midagi halba hakkab nüüd juhtuma ja seda räägib täiskasvanu, kes suudab kõiki neid seoseid luua, kes suudab kõik endale kokku panna sinna ja aru saada, ikkagi panna katus peale oma mõtleva aju, öelda midagi hirmsat ei juhtu. Samal ajal olen ma olnud väikese lapsega keset vanalinna või mitme väikse lapsega ja meil ilus vanalinn, päike paistab, kirikutorne renoveeritakse, restaureeritakse ja sealt ilusasti käivad haamrikolksud, sellepärast et ehitajad töötavad. Meie rõõmustame selle üle, vanalinna kirikud saavad korda. Aga laps tardub keset Raekoja platsi ja enne ei liiguta, kui talle on selgitatud pikalt ja põhjalikult, et see, mis kolksub, ei ole ohtlik.
Tallinki hotellis elanud inimesed rääkisid mulle, kuidas sealt ju maanduvad meil lennukid ja mingid helikopterid tõusevad õhku ja ütlevad samamoodi. Me ei saa seda rahulikult kuulata. Nii et traumal on väga erinevaid liike ja siin lihtsalt on välja toodud mõned, saate ise lugeda ka edasi, kuna see on järelvaadata arengut juba mõjutav komplekstrauma. Ja kui nüüd vaatate neid detaile siin, siis see tõepoolest ei puuduta ainult sõjakriisi, varases eas, väärkohtlemine, vähemalt aasta kestev mingisugune traumeeriv kogemus ja puudub turvaline täiskasvanu. Ei no ilma vanemateta lapsed, kes sattusid Eestisse, neil ei ole ju traumat. No kuidas neil trauma on? Nad said kiiresti sealt tulema ja neil puudub see turvaline täiskasvanu. Et selline, nüüd, mis tekitab trauma ajal või traumeeriva kogemuse ajal stressi? Väga lihtne, rahuldamata vajadus, igasugune vajadus. Aga peamiselt on üks selline uus mõiste, mida ma tahan nüüd teile tutvustada, on tunnetatud turvalisuse vajadus. Nüüd TBRI, see sekkumine, millest ma juba mainisin teile siin, TBRI on enda kogu selle sekkumise põhimõtete aluseks on kiindumuse ajalugu, kiindumusteadlikkus ja traumapädevus. Ja nüüd, mis asi see kiindumustsükli mõiste on? See kiindumus eesti keeles on natuke selline roosamannane mõiste, aga püüame teda panna arengulisse konteksti ja vaatame lapse vajaduste lähtekohast. Lapsel on vajadus. Kui lapsel on vajadus, mida väiksem ta on, mida ta vajab turvalist täiskasvanud. Ja kui lapsel on vajadus, siis tema süsteem ütleb temale, aju ütleb talle, et kui see vajadus ei saa täidetud, siis sina sured ära. Ja aktiveeruvad igasugused hormonaalsed süsteemid, mis hakkavad vallandama kehasse ärevushormoone, kortisoolid, adrenaliinid ja muud kõik sellised ja aktiveerub midagi, mida me nimetame sümpaatiliseks närvisüsteemiks, ehk siis mis tekitab kehas ja kogu psüühikas ärevust. Ja siis me näeme seda lõpuks, me näeme seda käitumisena. Ja nüüd, kui see vajadus on täidetud, ehk lapsel on vajadus, täiskasvanu täidab tema vajadus. Ja imikust peale me teeme seda juba turvalise suhte puhul loomulikult. Laps teeb häält, tuleb täiskasvanu, täidab tema vajaduse. Nüüd me miskipärast kipume seda ära unustama, mida rohkem laps suuremaks kasvab. Teismeline peaks ju otse kui ise aru saama, teismeline peaks ju isegi otse kui ise toime tulema. Vaat ei tule. Sest lapse vajadus on vajadus. Nende lihtsalt täitmised ja vormid on teistsugused, vajadused on ka teistsugused. Ja kui see vajadus saab täidetud turvalise täiskasvanu poolt, siis aktiveerub midagi, mida me nimetame parasümpaatiliseks närvisüsteemiks, mis aitab kõigepealt kehast välja viia kõik need stressihormoonid ja siis hakkavad vallanduma juba pidurdavad virgatsained, erinevad hormoonid, heaoluhormoonid, õnnehormoonid, kuidas me iganes neid nimetame, neid on päris palju ja tekibki see heaolu ja turvatunne, et minu vajadus on nüüd täidetud ja psüühika rahuneb. Ja jälle me näeme seda ju käitumises. Nüüd teine pool, kui see vajadus ei saa täidetud ja see on krooniline, ehk see tõepoolest pidevalt pumpab aju kehasse ainult neid igasuguseid erinevaid ärevuse ja ergutavaid hormoone, ja siis laps jääbki sellesse kroonilise ärevuse tsüklisse, sest tal ei ole mitte kedagi, kes tuleks, no ütleme lihtsalt siis täidaks tema vajaduse või lohutaks ja rahustaks. Ja siis me näeme juba, see võib viia ja viibki väga lihtsasti vaimuhaiguste trajektoorile. Ja me näeme väga erinevaid häireid juba 2-3-aastaselt, kuni siis juba 4-6-aastaselt pannakse talle ATH sümptom lapsele või see diagnoos ja 8-10-12 ja nii see edasi läheb. Et seda trauma eluaegset mõju ei hakka ma siin praegu lahkama, see võtaks ka veel järgmised 3 päeva aega, aga kõige lihtsamalt öeldes igasuguse traumeeriva kogemuse ajal, olgu ta sõjakoldest tulnud või olgu ta tulnud sealt tagametsa keerulisest perekonnast, kus toimub peresisene mingisugune traumeeriv olukord, selle lapse olukord on sama. Täitmata ja rahuldamata vajadus ja igasugune vajadus. Nüüd meie keha puutub kokku ja peab toime tulema igasuguse stressiga, igasuguse. Sinu keha, lapse keha ja selle eest vastutab meie neerupealistel selline HPA telg. Tal on ka pikem nimetus, aga hüpotaalamus, hüpofüüs, neerupealiste telg, aga see sõna ei olegi oluline.
oluline on aru saada, mida see teeb. Et kui meie keha puutub stressiga kokku, siis meie kehas hakkab vallanduma kortisool. Ja nüüd tavaline kortisooli kulg ongi üles-alla. Hommikul ärkate, nagu näete, enne kui pole kohvi saanud, siis hakkab juba kerima üles, kui me peale kella 8 natuke oma kohvikruusi kätte saame, siis natuke langeb, aga no vaja ikka tööle minna ju läbi selle ummiku ja kõige selle närvilisuse ja siis uudised tulevad peale veel ja ega ta väga palju ei lange, et päeva jooksul siis natukene siin käib üles-alla normaalne kortisooli tootmine. Ja õhtul saame rahulikult oma rahulikus kodus oma padja peale pea panna ja see langeb. See must joon on siis normaalne kortisooli tootmine iga inimese kehas, kes kõik puutuvad stressiga kokku. Aga nüüd, kui see liiga rohke kortisooli tootmine, see muutub toksiliseks, ehk see muutub mürgitavaks. Ja nüüd, kui meie keha reageerib stressile, siis see ei tähenda mitte niivõrd, kuidas me tuleme kognitiivselt stressiga toime, ehk kuidas me mõtleme, see on muide ka oluline, vaid me peame meeles pidama, et see on meie keha reaktsioon, mida mitte keegi kontrollida ei saa. Sina ei saa, mina ei saa, laps ei saa kontrollida, sest seda juhibki see sama neerupealise telgede reaktsioon, hormonaalne telg, mis kontrollib stressihormooni kortisooli vähenemist. Et stress on tavaline reaktsioon hirmule, igasugusele. Olgu see pommi langemise hirm või olgu see ämbliku hirm, see on täpselt samad süsteemid aktiveeruvad. Ja meie aju hakkab vallandama, siis ise valib selle reaktsiooni, võitle, põgene või tarduma, natuke neid veel puudutan rohkemgi. Nüüd lühiajaline stress on positiivne. Ma ei tea, kas te kunagi olete selle peale mõelnud, aga lühiajaline stress on positiivne. Sest see õpetab meile uusi oskusi. Kui ma ikkagi jäängi sinna voodisse vedelema ja kogu aeg ainult unistan oma kohvikruusist, no siis ma lihtsalt ei tea ja varsti enam ei mäleta, kus mul kohvimasin on. See annab paindlikkust meile ja loob uusi sünapseid seoseid, sest selle stressi najal me teeme midagi. Ja ka meie keha areneb, isegi lihaskond. Ja samamoodi, kui sprinter läheb 60 või 100 meetri sprindijoonele, tema kehasse vallandub ju meeletu hulk samamoodi stressihormoone. Selleks, et olümpiamedal võita, mida iganes. Aga see pikaajaline toksiline stress, see viibki rööbastelt välja kogu meie aju ülemise korruse, loogilise mõtlemise ja lülitab ajukoore välja. Aga sinnapoole ka natuke vaatame siis natukene seda aju. Kogu seda värvilist osa, see, mis on nüüd siin hästi ilus ja värviline, seda nimetatakse ülemise korruse ajuks. Nüüd sageli tavaliselt isegi. Meie räägimegi õpetajatele ja täiesti tavalistele inimestele, kes ei ole kliinilised spetsialistid, no ei ole vaja teada, et mida nimetatakse, mis asi on corpus callosum või mis on ajus see või teine nimetus, isegi ei pea teadma mingisuguseid hipokampuseid või muid nimetusi. Üks väga hea välismaa keeles nimi on, ladina keeles sinna ma jõuan, see on amygdala, aga see värviline osa on siis ülemise korruse aju. Väga lihtne, ülemise korruse aju. Sinine osa sellest ülemise korruse ajast on siis meie eesajukoor, prefrontaalne ajukoor, kus toimuvadki suurem osa meie kognitiivsetest funktsioonidest, kus on loogiline mõtlemine, arutluskäik, tähelepanu, meelde jätmine, see on kõik siin. See on siin ees, kui niimoodi vaata. Ja nüüd veel selle värvilise osa all näeme me aju alumist korrust. See koosneb siis limbilisest süsteemist, kus on kõik emotsioonid ja emotsioonide regulatsioon või nende siis läbitöötamine ja ajutüvest. Et vaatame neid natuke põgusalt lähemalt. Aju alumine korrus, need on keha baasfunktsioonid, vastutab nende eest. Emotsionaalsed reaktsioonid, nagu juba ütlesin, ja samamoodi reaktsioonid hirmule, võitle, põgene või tardu. Ja see aju alumine korrus reageeribki ohule. Ja ülemine korrus, see värviline osa juba, siis see hõlmab otsustusvõimet, see omab kontrolli, kui ta on töös ja kui see ülemine korrus on välja ehitunud meie keha funktsioonide, keha reaktsioonide ja keha emotsioonide üle. Eneseteadlikkus, tähelepanu, planeerimine, empaatia. Põhimõtteliselt kõik need asjad, mis teevad meid täiskasvanud inimeseks. Nüüd, mida siis teeb see toksiline või see reaktiivne kortisool, mida ma juba mainisin, mida ta teeb?
mis vabaneb selle pikaajalise stressi tagajärjel. No, pikaajaline stress jälle toon teile lihtsalt lähiajast näite, kuna ma olen 10 aastat tegelenud kasuvanematega ja nende lastega, kes on kõvasti pihta saanud oma bioloogilises perekonnas, siis seda kogemust sealt on nagu päris palju. Aga nüüd lähiajalt just sellest sõjateemadelt tuli, kui meie toetasime ja aitasime ühe suurel kasuperel Eestisse ennast sisse seada, vähemalt nii kaua, kuni selgub olukord nende kodumaal, siis sealt üks väike tüdruk, selline 13-aastane, polegi nii väga väike. Nad olid teel olnud juba oma 10 päeva, kui nad juba Eestisse lõpuks maandusid ja tal oli siis seal kodus alanud päevad ehk menstruatsioon. Ja see verejooks ei olnud peatunud kõik selle aja, et ta lõpuks oli niivõrd kahvatu ja endaga läbi, ja lapsekene ju ei osanud midagi teha, 10 päeva keha reageerib, toksiline kortisool paneb kõik protsessid teistmoodi käima. Nagu ma juba mainisin, see tegelikult jätab ülemise korruse välja ehitamata, sest ülemisele korrusele ei tule neid ehituskive lihtsalt piisavalt palju. Ja liiga palju ehitab seda alumise korruse aju. Forsseerib kõik sinna, sellepärast, et ellu jäämine. Ma pean kuidagi moodi saama oma vajadused täidetud ja nõnda see toksiline kortisool siis ehitab üle seda alumist korrust. Samamoodi ei pea platsenta toksilist kortisooli kinni ka raseduse ajal. See võib minna juba ema stressirohke raseduse ajal läbi platsenta lootesse ja mõjutada juba sündimata lapse aju arengut. See mõjutab immuunsussüsteemi, mistõttu pikaajalise stressi all kannatavad inimesed. Nad haigestuvad palju lihtsamalt viirushaigustesse ja muudesse haigustesse, sest et immuunsüsteem on niivõrd palju kahjustunud või nõrgenenud. Ja ka ülekaalulisuse, diabeedi, südame-veresoonkonna, onkoloogilised haigused ja muud, see on peamine põhjus, on toksiline kortisool. Nüüd see slaid, ta on küll mul tõlkimata, sest ta on võetud täiesti viitena, võite vaadata, siin all on jälle Ohio haridusosakonnast, siis ka see pilt on õpetajatele väga oluline. Miks? Meil on vaja teada, kui palju lapsi või kui palju aega laps missuguses aju osas veedab. Kui te nüüd värvidega seoseid loote, siis see lillakas värv on ajukoor ja see on kõik see, mis on õppimiseks vajalik. See on tavalise, tüüpilise arengu puhul on seda kõige rohkem. Edasi on juba sotsiaalne ja emotsionaalne pool, eneseregulatsioon ja ellujäämisfunktsioonid. Aga nüüd, kui laps on kogenud traumat, siis see kolmnurk on täiesti pahupidi. Kõige rohkem on töös funktsioonid, ellujäämisfunktsioonid, mis tulenevad siit ajutüvest ja meie keeles siis aju alumisest korrusest tulenevad. Ja edasi juba regulatsioon, sotsiaalsed emotsionaalsed oskused juba vähenevad ja igasugune kognitiivsed omadused ja õpiomadused on nüüd küll kõige viimased, mis hakkavad mingisuguselgi moel toimima. Et seda slaidi, ma ei tea, tehke pilt või kirjutage üles, aga oluline on teada, millises aju osas laps elab. No nii, ja mis teine os minu üks lemmikutest, ma kogu aeg niimoodi lehvitan lastele ja õpetan oma lastele ka. Dr. Dan Siegel, ajuteadlane, neuroteadlane, tema üsna kuulus mudel on käemudel. Aju käemudel. Seda saab ise kasutada, seda saab lastele õpetada, sellega saab kolleegidele näidata, et mul hakkab katus lendama natukese. Käemudel väga lihtsalt, kui me vaatame siin seda rusikast, see nüüd pilt, see on võrdpilt sinu ajust, minu ajust ka niimoodi siin pea sees selline. Näpud, ülemise osad, see on ajukoor, see on siis meie pidurid, katus, ajukoor. Sees pöial on kõik need limbilised piirkonnad, emotsionaalsed piirkonnad, siin on hipokampus, amügdala, pöidla ots on siis see amügdala, see sõna, mida võiksime teada, igaüks, isegi lapsed võiksid teada, see on
nimetame seda meie ohuantenniks või mingisuguseks punaseks nupuks, mis kogu aeg pöörleb ja otsib, kus on oht ja kas on oht. Ja siin all, siis seal, kus on ranne, siin ta ei ole enam minu ranne, on meie siis selle kolba alune osa, kust siis algab ajutüvi. Edasi juba läheb selgroog. Et niimoodi me võime ka lastele seletada, et kuidas meie aju töötab. Ja kuna kuni 25. eluaastani nii alles ajustruktuurid arenevad ja seosed tugevnevad, siis tegelikult selles eas, kus need aju sellist hüppelist muudatused toimuvad, siis see katusekene niimoodi lendab. Me võime lastele öelda, et vaadake siin, sinu emotsioonid möllavad ja kui liiga palju pulbitseb ja liiga palju, siis katus lendab ja süüdistage aju. Väga hästi toimib. Minul kodus ühe 16-aastase põnni puhul väga hästi toimib. Ta ei võta nagu kõiki isiklikult enam, vaid ütleb, et tead, mu aju täna jälle enam ei suuda ja on väsinud. Muidugi, see on arenguline teema. Et kasutage seda käemudelit, seda on väga hea selgitada ja väga lihtne on selgitada ka koolis mõnele, kellel sa näed, et tal katus lendab, ütled, näitad talle nii, ütled, kuule, aju trikitab jälle. Oota, mina olen nüüd see, mina võtan vastutuse ja mina tean, kuidas sul panna katus peale. Proovige, vaadake talle sügavalt silma öelda, et kullakene, lase mul endal katus peale panna. Väga palju muutusi võib tulla, väga palju. No nii, vaadake nüüd natukene aega seda. Hakkab sülg jooksma kellegi. No vot, ei, ma tean, et kõigile ei hakka. Ma isegi tahtsin selle pildi ära vahetada ja vahetasingi, aga siis ma näitasin kolleegile, ehk ma vahetasin apelsini vastu. Ja mu kolleeg ütles, et ei, no oleks sidrun, siis hakkaks sülg jooksma, et muidu ei jookse. Igal ühel on erinevad kogemused. Aga kui kellelgi, minul küll hakkasid, aga ma ei söö paljalt sidrunit niisama lihtsalt, aga mu süljenäärmed hakkasid tööle. Aga miks? Mina ei söönud sidrunit, kas sina sõid? See on lihtsalt lihtne näide, et meie aju ennustab, mis järgmiseks juhtub. Isegi Anne, kui sina raputasid pead, et ei hakanud sülg jooksma, see võib-olla lihtsalt sellepärast, et sa ei söö paljast sidrunit. Aga kuidas sa tead, et sa ei söö paljast sidrunit, sest sinu aju ennustas juba ette, mis järgmiseks juhtub, et kui sa sellest ampsu võtad, siis on ikka hirmus kibe sidruni maitse. Aju reageerib automaatselt ette, mitte pärast. Mitte pärast seda ei hakka su sülg jooksma, kui sa sidrunit proovid või apelsini või midagi, mis sulle maitseb, vaid ikkagi enne sellepärast, et sülg valmistab mao ette toidu vastuvõtmiseks. Ja see ongi see asja mõte selle ilusa kollase slaidi juures. Sest ka keha valmistab ohuga võitlemiseks enne, kui oht ilmneb. Miks? No, kui sulle näiteks see sidrun maitseb, kui sa väga kaua passima jääd, siis on see kellegi teise lõunasöök. Ei ole siin midagi, sa pead kiiresti tegutsema. Ja nii nagu meie kellegi sülg hakkas voolama, kui sidrunit või midagi muud maitsvat, mis sulle maitseb vaadates, samamoodi vaatab aju ohule. Olgu see siis füüsiline või emotsionaalne oht ja see ei pea olema reaalne oht. Lihtsalt aju reageerib sellele ja alarmeerib ohu võimalikkusest automaatselt. See on nüüd see kehareaktsioon. Aju on ju pimeduses, siin kolju sees, ta ei näe mitte midagi. Sellepärast aju reageerib vastavalt varasematele kogemustele. Ja ta võtab arvesse seda, mis praegu toimub ja mis staadiumis keha on. Need on need mõttekohad. No nii, vaadake nüüd natukene. Vaadake kohe hoolega seda. Mida sa näed? Keegi näeb mida. Kirjutage chatti. Mida sina näed selle pildi peal? Ma kohe põnevusega loeks vähemalt mõne inimesi. Okei. Naise nägu, Anne, kummal pool sa näed, kui sa vaatad ekraani, ole hea, kirjuta, kummal pool sa näed naise nägu. Jalutav tüdruk ja naised. Ikkagi, keegi näeb kuradit, katuse kamber, põde, paremal pool, nii, hobune, väga huvitav, aga ma võin nagu teile öelda, kes ei näe nagu mitte midagi, kes ikka midagi näeb, põder,
Kas kedagi ka on, kes üldse ei näe? See on täitsa okei, kui sa ei näe. Diskoklubi. Väga hea. Ann ei näe. Jaa. Nii. Ja mis see siis on? See on see, kuidas sinu aju ennustab ette vastavalt sinu kogemusele. Tahate näha, mis siin tegelikult on? Hobune oli õige. Naine oli õige. Kuigi mul on ka öeldud, et 2 inimest suudlevad, no siis on pärast pettumus suur. Ja nüüd, kui sa nüüd natuke aega seda pilti vaatad ja ma lähen tagasi, siis tekib juba seos, eks ju, sellepärast, et sa nägid seda päris pilti. Ma vaatan kohe, kas siin ei näe eriti midagi. No nii, aga see on kogu selle asja mõte on sellest, et sinu eeldus sõltub kogemusest. See, mida sina eeldad, et selles on, keegi nägi diskoklubi, vot see on väga huvitav. Eeldus sõltub kogemusest. Ja kui kellelgi on see hobuse, kuidagi tuli see hobune assotsieerus, no aga kuidagi moodi peab sul mingi kogemus sellega olema. Ja nii lihtne see meie aju ongi. Ta hakkab enne tööle, sest ta eeldab midagi. Nüüd vaatame natuke lähemalt, mis kehas toimub ja kuidas inimene ennast tunneb, kui aju hindab, kui aju eeldab, et kusagil on oht olemas. Ma saan aru küll, et teie jaoks on see slaid üsna segane nende ringikestega, aga ma püüan ühe kaupa need lahti selgitada. Ja esimene, ütleme, aju sellised regulatsiooniprotsessid võiks suures määras jagada sellisesse 3 gruppi. Esimene aju regulatsiooniprotsess on ta tahab, see on avastusprotsess, see on avastussüsteem, ta tahab arenguliselt, ta vajab seda, avastab, otsib midagi head ja aju ütleb, võta vastu, saavuta, tee midagi ja suhete otsimine. Me oleme loodud ju kontakti looma, otsib ja otsib suhteid. Et see aitab isegi, see motiveerib suhteid leidma ressursse, ükskõik milleks, ka toitu, kui me läheme natuke ajast tagasi, umbes mitmeid tuhandeid aastaid, kui ei olnud elu selline, nagu meil oli, siis kuidas inimesed toitu otsisid, kuidas nad proovisid. Ma olen ikka sageli mõelnud, et kuidas inimesed üldse teavad näiteks, et mingisugune piparmünt on söödav või joodav või kartul on söödav, keegi pidi ju seda proovima või mõnikord oma eluhinnaga või midagi sellist. Nad pidid proovima, millised taimed on mittetoksilised, aga see kõik nõudis mida? Loovust, mälu, et mäletada, et ma 2 korda samasse ämbrisse, 2 korda mürgist marja ei söö, kui veel elus olid. Taju, otsustusvõimet, valikuvõimet. Selleks ja ka selleks, et kellegiga kontakti luua või sõbruneda kellegagi, peab meie närvisüsteem olema omavahel kooskõlas ja meie närvisüsteemid ka selle teise inimesega. Kui aju tahab luua suhteid, siis me teeme seda ju üksteisele, ma nimetaks seda turvalisuse vihjeid näidates. Turvalisuse vihjeid. Olgu see ükskõik milline vihje, koos toitumine, hea koostöö, nii edasi. Ja samal ajal teiselt poolt ja ka minu poolt peab olema võimekus mõista, millised vihjed teised mulle nagu annavad, kas mul on ligipääs sellele suhtele või kas ma saan ta sõber olla või ma ei saa olla. Need on kõik need mitteverbaalsed suhted ja ma ei räägi siin mingisugusest sügavast pühendumisest, eluaegsest või igavesest. See on lihtsalt koht, kus ma saan alustada suhet ilma hirmuta ja ma tahan seda teha. Kõik need see põnevus, otsimisrõõm, leidmisrõõm, ootus, dopamiin eraldub. Püüdlus, motivatsioon millegi pool, aju reguleerib ennast arenguks. Halb külg muidugi selles pooles võib olla, et kui me ainult sellele panustab aju, seal võib esineda sundkäitumisi või sõltumisi või läbipõlemisi, kui me seda ülejäänud regulatsiooni osasid ei täida. Nüüd see teine regulatsioonisüsteem on reageerimine ohule ehk aju märkab ohtu ja reageerib sellele asjakohaselt. Ja see on suurepärane muideks, sest et aju lülitab siis automaatselt taas kõik välja, mida pole vaja. Ja väga palju uuringuid näitab, et ajul tegelikkuses on ajul endal teatud eelarvamused, tal on hoiak ja ta valib ise automaatselt selle ohule reageerimise, kaitsvalt reageerimise, kas siis tardumise, põgenemise või võitle, selle asemel, et mõelda
hakata mõtlema veel, mida siis siin nüüd minu heaks ära teha, et selles olukorras, selles süsteemis ütleb aju, et parem karta kui kahetseda ja teeme kiiresti, lülitame kõik muud asjad välja ja tegutsemine. Ja vastuseks nüüd ohule keha reageerib ka kaitsvalt. Ohusüsteemi ei aktiveeri ju mitte ainult reaalsed ohud, mida me näeme väljastpoolt, vaid ka inimesest tekivad tunded, tõrjumine, eraldatus, kriitika. See kõik on mõeldud keha kaitsmiseks, kui keha otsib seda, kuidas ma saan naasta jälle oma turvatundesse, samal ajal ta peab kaitsma. Ja võib-olla me juba ajaloost teame ja mitte ainult uuringutest, vaid üldse ajaloolisest kogemusest. Ohutunne tekib, või tähendab, ohutunne väheneb kontakti kaudu üksteisega, turvalise kontakti kaudu. Suhted ja sõprus ja nii edasi aitavad eritada, eraldada. Alati ma ei oska neid sõnu kasutada. Eraldada ajust teatud hormoone. Et see kontakt. Meie töövahend oli mis asi? Kontakt. Ja kolmas süsteem, siis reguleerimissüsteem ajul on rahulolu, rahustamine, turvalisus. See on rahunemise ja keha taastamise jaoks. Ja me ju teame, et keha puhkamise ajal inimkeha kinnitab kõik päeva jooksul või päevatundides toimunud kogemused, ehk aju ju muutub koos kogemusega, nagu me juba rääkisime, ja öise une ajal kinnistub see ajustruktuuridesse. Ja see, mis on nagu mitte plastiline, mis enam muutunud ei ole, see jäädvustub öösel ja kogemustest saadud või kogemuste kaudu kinnituvad mingisugused uued seosed, nagu ma ütlesin, või need neuroühendustest saab algusest teerada ja pärast saab kiirtee. Täna me räägime, ütleme, eesmärk on ka sellest rääkida lastest ja täiskasvanutest, kes on põgenenud millegi eest. Ütleme näiteks sõja eest. Selle tulemusel on keha täiesti tasakaalust väljas. Ta on paljude kogemuste tõttu palju otsustavamalt tegutsema ennast kaitsvamalt. Mida see tähendab? Lapse soov ja vajadus on teistega koos olla ja sõpru leida. See on tema vajadus, sest et me oleme loodud selleks kontakti looma, sest kontakt aitab meid ohutunnet vähendada. Aga kui laps oma sees mõtleb, et ta tahab inimlikku kallistust või embust või hubasust ja sõprust, siis kui keha ei tunne ennast turvaliselt, keha ütleb ei, sa olid ohus ja nii keha käitub kaitsvalt. Kuigi laps tahab uusi sõpru leida. Ta tahab, aga samal ajal ta võib neile palliga virutada või tooliga või labidaga või kühvliga. Nii et kõik see, mille eest lapsed on põgenenud, olgu see keerulisest taustast kodus või sõda, või see on muutnud keha prioriteete ja võtnud kaitsehoiaku. Et seda võime nimetada nii, et lapse intensiivsus seda armastust ja usaldust leida on rikutud. Sest keha ütleb, et sa ei saa, see võib olla väga halb, need on konfliktid. Siin on all muide viited olemas, see on üks päris korralik publikatsioon Paul Gilbertilt, ja täiesti soovitan lugeda, kes inglise keelt haldab, et seal selgitab palju põhjalikumalt, seal oli kohe hunnik lehekülgi, kuidas neid asju, kus mul siis see slaid edasi läheb. Nii. Reageerimine tegelikule või tajutavale ohule. Kui me arvame, et keegi on valmis meid ründama, me arvame, või olukord, kus sa ennast leiad, see nõuab sinult liiga palju ressursse, siis me reageerime ka tajutavale ohule. Inimkeha on nii ehitatud, et ta suudab meid automaatselt ilma hoiatuseta või otsuseta lükata meid ründama. Sest kogu see otsustusvõime ja mõtlemisvõime, võrdlemisvõime mäletate on ju aju ülemisel korrusel, aga see on välja lülitatud, kui me kaitseme ennast või kui meie keha ennast kaitseb. Et selle ta võib meid lükata, sundida ründama või põgenema, tuimaks muutuma või isegi nimetaks seda täitsa uimastama, ehk siis me teeme kõike selleks, et ellu jääda, aga ise seda sisuliselt ei taju või kellelegi meeldida või kellelegi mitte paha meelt teha või mitte teda vihastada. Ja selle tulemusena kõik, mida meie keha sunnib teha, sa tunned ennast rahutult. Ja me võime käituda impulsiivselt või vastupidi, ei pinguta üldse mitte millegi nimel, et see lootusetus. Kuidas see siis juhtub? Siin on sellised toredad loomakesed mul pandud. Kui
kui nüüd midagi toimub, siis seesama väike mangust või sellest lõvikuningast oli see Hakuna Matata üks tegelane, ta on surikaat, tal on ka selline nimi, kes kogu aeg ringi sibab ja kogu aeg otsib, kus, mis on. See annab häiresignaali, see oli see pöial, mäletate siin sees, ja amügdala, see annab häiresignaali ajule, et sa oled ohus ja ka muudele ajustruktuuridele, kõigele. Ta annab sellele ajukoorele, hipokampusele ehk sellisele mälule, elevant, kes on rahulikult mõtleb, stressihormoonid, kuna see juba on ärritunud, see väike surikaat, väike mangust. Stressihormoonid ujutavad kogu keha üle ja aju hakkab juba ellujäämise nimel võitlema. Aga selleks, mis ta peab tegema, ressursse säästma. Nüüd ta vaatab, ahah, sina seal, sina öökull, sina loed liiga palju, sinust pole mitte mingisugust kasu, sest enne kui sina sealt midagi välja loed, olen ma juba ammu ei tea, kus lülitab välja selle. Ta lülitab ellujäämiseks mittevajalikud ajufunktsioonid välja. Samamoodi sina elevant, kuule sa oled liiga palju mõelnud, mida teha. Sind pole ka vaja, lülitab kõik välja meie võimekuse planeerida, kaaluda, otsuseid langetada. Ehk siis kõik selle, mis meid tegelikult pidurdab ja inimeseks teeb. Ja kui meie lapsed kogevad masendavaid, raskeid, traumeerivaid kogemusi liiga sageli ja neil ei ole kõrval turvalist täiskasvanud, kes võtaks vastutuse selleks, et laps saaks rahuneda, siis on aju pidevas häireseisundis. Miks? Sellepärast, et ajufunktsioon on nii arenenud, et see reageerimine stressile, ohule on väga tavaline. Ja nagu ma juba enne mainisin korraks, samad ajupiirkonnad aktiveeruvad. Kardad sa ämblikke või pimedust või pomme, iga hirm põhjustab täpselt sama kehareaktsiooni, mille aju käivitab, et ennustada, mis nüüd juhtuda võiks, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja seetõttu, kui see on tavaline stress, see ei pea kaua kestma, või näed seda ämblikku, viskata välja aknast ja kõik keha lõdvestub. Aga paljudele, nii meie seast kui ka laste seast võivad need kaitsereaktsioonid kesta väga-väga kaua. Et see oli lihtsalt selline. Nüüd, et natuke veel sügavamale minna, mis asi see turvalisus siis on? Just oleme juba maininud tunnetatud turvalisust ja turvalisust. Näitan teile videot professor Trooniki katsest, mis on tegelikult klassika ikka veel, ka peale 70 aastat. Ma ei teagi, kas ta nii vana on, aga ta jääb olema klassikaks ka 100 aasta pärast. Ja just mida ma tahan pöörata tähelepanu lapse reaktsioonile. Lapse reaktsioonile, kui ta vaatab seda ema tundetud ja neutraalset nägu ja veel üks rõhuasetus muide, kuidas ema pärast suhet taastab ja parandab. Ja nüüd pange ise ennast sinna asemele. Selle sama nähtu võib üle kanda lapse ja õpetaja suhtesse, sest aju ja keha on ju sama. Ole sa ema või laps, ole sa õpilane või meie täiskasvanu jaoks. Nüüd vaatad ja kui sa vaatad seda beebit, kohe vaatame videot ka, siis mina küll lausa kutsuks välja kutsuks üles kõiki täiskasvanud sama asja teha, taasta suhe lapsega. See on täiskasvanu vastutus. Võib-olla paneks natukene keerulisemalt või veel rohkem torkaks, see on sinu vastutus. See on minu vastutus. Laps ise ei pea tulema ja lunima, et suhet taastada. Ja muidugi ma natuke rahustan teid ka, et see ei ole, me ei märka kõiki lapse vajadusi. Ja teadus on ka näidanud, et kui 30%, kui me suudame 30% lapse vajadusest loomulikult rahuldada, et me märkame seda ja lihtsalt täidame lapse vajaduse, siis ülejäänud aja sisustab ära meil kontakti taastamine. Mul läks metsa, taastame kontakti, taastame suhte. Ja muuta last nii, et laps lihtsalt ei oleks enam vihane või rahune maha, vaid mõista, mis on tema kehas ja ajus juhtunud. Ja taastame kontakti selle lapsega. Vaatame korra seda.
kontakti taastamine, suhte taastamine, kuivõrd oluline see on. Nüüd tagasi nende aju reguleerivate tsoonide juurde, reguleerimisomaduste juurde või mis võimekus seal ajus siis on, kui me oleme rohelises tsoonis. See on siis roheline tsoon, sotsiaalne kaasatus. See on nüüd see tsoon, kui me rääkisime käe mudelist, siis aju ülemine korrus katab alumist korrust. Siis on aju valmis õppima, rääkima, sõpru looma, toitu otsima, suhet looma. Ühesõnaga olema väga avatud ka oma kõikidele vajadustele ja arengulistele. Kui me siin on küll väike koerakene pildi peal rahulikus olekus, aga kui metafoorina võtaks väikese jänku, kes seal hüppab niimoodi hops põldudel rahulik, rahulolev, uudishimulik ja kogu see olemus on kaastundlik, empaatia võimeline, saab uurida, saab avastada. Eristuvad oma ajus on eristunud serotoniin, oksütotsiin, mida mõnikord tuntakse ka kiindumushormoonina, kuna see eritub rohkem teiste just inimestega suheldes. Oleme võimelised hoolitsema ja hoolima ja suhteid looma. Nüüd aktiveerunud on parasümpaatiline närvisüsteem ja tugevad pooled on, siis te vaatate, kui füüsiliselt saate ka märgata, me ei saa mõõta kortisooli taset lapses või klassiruumis või mingisugust muul moel tema sisemist maailma palju näha, aga vaadake füüsilisi märke. Pupillid on väiksed, hingamine on rahulik, aeglane, oksütotsiin, seesama suhete, kiindumushormoon, suhete hormooni eristub, see vähendab hirmu ja rahustab. Laps on terve, parem seedimine, tugev immuunsüsteem. Tal on võime olla sotsiaalselt kaasatud ja kaitsemehhanismide mõju on vähenenud. Et sellisel puhul me võiks öelda, et lapse süsteem ütleb talle, ma tahan ja ma suudan. Ma tahan ja ma suudan, sest mul on seos kõikide oma ajuosade vahel. Nüüd, kui me liigume sellesse jänku hüppab seal aasa peal ja äkki võpatab ja kõrvad lähevad püsti. Ta kuulis midagi, ta tundis mingit lõhna, nii nagu sidrun, kellel siis see põhjustas süülierutumist või mitte, kuigi sa ei söönud seda, kuigi see asi on endiselt nähtamatu. Nüüd midagi tuli, võt see pisikene, see mangust seal, hakkas ärevalt ringi jooksma. Midagi, mis seostus ajus millegagi, see on nähtamatu. Ja kui nüüd kui aju otsustab, et oht on olemas, siis toimub täiesti loomulik ahelreaktsioon. Ja sisemiselt muutub juba sellega, hakkab tõusma ärevus või põnevus, ükskõik mis asi see siis on, igal juhul adrenaliin ja kortisool muudkui aga tuleb. Ja ka tunded sõltuvad sellest, millised on siis meie kogemused või selle lapse kogemused või millised on meid sünnitanud vanemate kogemused, millele on aju harjunud reageerima. Keha hakkab ennast kaitsma. Toon jälle lihtsa näite, üks küll pihta saanud põnn, kes jõudes turvalisse koju ja olles juba olnud mitu aastat turvalis kodus. Aga enne tal ei olnud turvaline, alles hiljuti kuulsin seda, kuidas lahenesid olukorrad selles kohas, kus ta üles kasvas kuni mingi 8-9 eluaastani, oli kisa, kära, politsei, lastekaitse. Kisa, kära, politsei, lastekaitse, vägivald ka vahepeal. Ja täna ta üritab samamoodi lahendada, nii kui ärevust tuleb, teeb ta hirmsasti lärmi ja nõuab, et ta saaks helistada politseisse ja lastekaitsesse. See on muster, millega aju on harjunud toime tulla ja millele nagu reageerida. Ja siis tuleb see võitle või põgene ja keha ütleb või aju ütleb, ma veel suudan, sest ma pean, mitte sellepärast, et ma tahan, ma suudan ja tahan, vaid ma veel suudan, sest ma pean, lülitub sisse sümpaatiline närvisüsteem ja juba tõusevad pulss, vererõhk, adrenaliini tootmine, hapniku tarbimine ehk hakkab hingeldamast, tõsiselt vajab nagu rohkem seda, sest et keha valmistub milleks võitlemiseks või põgenemiseks, lihased peavad ju valmistuma, sul peab olema jõudu, sul peab olema vastupidavust, kõike. Suuremad pupillid juba, laienevad bronhid, sest ta lahmib seda õhku sisse, kaitseb hoiab ja koheselt jälle nõrgemad on mis immuunsussüsteem, ei ole huvi sotsiaalse suhtluse vastu. Ja kogu see, mis siis meie füsioloogiline pool, süüli eritus, seedimine, need on kõik väiksemad.
Nüüd see põgenemisreaktsioon, siis see võib toimuda siis, kui meie aju näeb vähemalt ühte väljapääsuteed. Põgenemine võib väga erineval moel olla, ära pöördumine, minema jooksmine, klassist välja minek, üldse kogu aeg eemaldumine. Ja nii tardumiseni kohe jõuame, et see on siis tardumine. Ja see on nüüd see koht 3, kus aju ütleb, ma ei suuda. Mul ei ole enam mitte mingisugust võimalust, mul ei ole jaksu, mul pole jõudu. Ja siin muideks käivitub jälle parasümpaatiline närvisüsteem, sest ta peab välja lülitama. Mitte otseselt rahunemise ja heaolu mõttes, vaid kogu suureneb. Tardumine tegelikult lülisambas olevad valuretseptorid juba sulguvad ja tekib valubarjäär, aga koolis sa seda ju ei tea. Kõige lihtsam on jälgida lapse väliseid märke, kas näiteks ta pupillid on laienenud, püüa talle silma vaadata ja need ei muutu. Ta vaatab akna poole, tal ei muutu, tal on pupillid, sest muidu ereda valguse käes lähevad ju pupillid väiksemaks ja see ei muutu vaatamata valguse muutumisele. Tema vaateväli kitseneb, ehk see on seesama tardumine. Sa seisad ta kõrval ja räägid midagi, ta ei kuule, ta ei saa aru, ta ei näe sind või kuuleb veel vähem. Ja see süsteem võib muutuda domineerivaks, kui see laps on kogenud pikaajalist vägivalda või kiusamist, kriitikat, ükskõiksust, siis ta lihtsalt, tema sisemine kõne hakkab juba talle rääkima, et halvad asjad juhtuvad selle tõttu, et sinuga on midagi valesti. Ja see põhjustab ju viha, ärrituvust, vastikust, sa ei taha teisi näha, lülitame ennast välja. Jälle me võime mõista seda seestpidi ja me võime seda vaadata ka väljast poolt. Turvalisus ei tähenda alati ohu puudumist. Põhimõte peaks olema, kui me jõuame abistavate lähenemiste poole juba, me peame andma turvalisuse vihjeid. Mäletate, ütlesin turvalisuse vihjeid. See aitab sellel sisemisel kaitsevõimel ja lahustuda ja stressihormoonide tasemel langeda. Turvalisus ei tähenda ohu puudumist ja ka seda normaliseerimist. Kui meie oma sõnadega üritame normaliseerida, et praegu on ju ohutu ja turvaline. Me ei saa seda teha sõnadega. Alles siis, kui me oleme käivitunud ja üles avanud ülemise korruse aju või aju ülemise korruse, siis me saame rääkida sõnadega. Enne tulevad vihjed. Ja juba hakkame lähenema sellele mõistele, et seda saab teha läbi suhte, läbi kontakti. Nii nagu see tsitaat siin ütleb, et inimese aju jaoks on parim asi teine inimene. Inimese aju jaoks on kõige hullem asi teine inimene. Oleneb nüüd, kuidas seda lähenemist siis läbi viiakse. Natukene sensoorikast, tajumeeled, mälestus traumast, keha mäletab. Need võivad olla, nagu ma juba kirjeldasin teile, kuulmine. Kui sa oled kuulnud seal seda, teist ja kolmandat, alates nendest kogemustest, oma sõnade kogemustest, et milline sa oled, mis käivad isiksuse pihta, sa oled vastik olnud seal, keegi pole sind kunagi tahtnud, sa oled kogu aeg selline tüütu, paha, laisk, rumal, kole ja mida edasi. See on ka kogemus. See tuleb läbi sõnade, läbi kuulmis, see võib olla mingisuguse kohutava, nagu ma juba kirjeldasin, pommiplahvatused, õhuhäired, need kogemused, see võib olla lõhnad, kõik seostuvad millegiga, keha mäletab alati. Põhilised on muidugi need 7 tajumeelt, aga tänapäeval me juba teame, et neid erinevaid sensoorseid meeli on meil palju rohkem, mille läbi me maailma kogeme. Ja traumakogemuse vallandajad ja päästikud võivad tekkida ükskõik millise nende sensoorse tajumeele kaudu. Nüüd, mida oleks koolisüsteemidel vaja õppida ja mida meie siin täna oma järgneva 20 minuti jooksul kohe kindlasti ei jõua mina teile kõike seda edasi anda. Väga soovitan siis otsida meid uuesti üles ja TBRI-d kutsuda seda väljaõpet endale kooli, aga eneseregulatsiooni oskusi, ka seda näiteks vestibulaarne süsteem ja propriotseptiivne süsteem, vestibulaarne tasakaalusüsteem, propriotseptiivsus, süvalihaste tunnetus. Seal on väga palju erinevaid võtteid, harjutusi, eneseregulatsiooni vahendeid,
millega saab, mis on abivahendid täiesti tavalises klassiruumis või ka koolis, mida kasutada, et lapse tajumeeli toetada ja tuua teda taas rahunemise staadiumisse. Et neid asju tõepoolest saab, muideks ei pea ainult seda kusagilt mujalt, võtke aga internet lahti ja eneseregulatsiooni toetavaid ja harjutavaid oskusi on väga palju. Kuidas me saame aidata siis? Kuidas me saame aidata last koolis, kui sina ei ole see inimene, kes seda last on sünnitanud, kasvatanud, igapäevaselt toetab. Siin tulebki mängu seesama tunnetatud turvalisus. Ma juba olen seda mõistet välja toonud, ma olen rääkinud turvalisuse vihjetest, mitteverbaalsetest vihjetest, aga liigume edasi, mis asi see on ja kuidas seda luua. Mul on üks väga vahva video, ma kohe südamest tahan teile seda näidata. Ma lähen välja teise selle programmi peale, sellepärast, et seda ei ole. Need on, kas te teate midagi langurahvikestest? Langurahvikesed, kelle juurde pandi ahvnukk, aga vaadake seda reaktsiooni, kuidas nad üritasid teda võtta omaks ja natukadest hoolitseda ja siis kogemata juhtus midagi, kuna ta on nukk, ta ei liigu ise, kukkus maha, kuidas nad leinasid teda ja kuidas käivitus koheselt see empaatia ja üksteise toetav süsteem. Panen kohe selle käima siin üks hetk. Nii. Tunnetatud turvalisus, kui midagi juhtub, millest me aru ei saa või mis meid kurvaks teeb. In Rajasthan, the temple langurs have taken Spy Monkey into the heart of the family. But some are keen to take the budding relationship to the next level and are getting a little too familiar. One seems to want to babysit her. But disaster strikes. An injured baby is a cause for concern. And this langur seems to believe she's died. Then something extraordinary happens. The monkeys gather round the motionless spy creature as if it is a real baby. They react just as they do when their own babies die. A calm and contemplative mood descends on the colony. There's a sense of grief as well as empathy for one another. Quite accidentally, our spy creature is at the center of something extraordinary, capturing emotions that have rarely been observed. Ja kui nüüd vaadata seda momenti, kuidas ahvikesed suutsid olla empaatilised, juba järgmine asi, ei. See on see, kui jääb see YouTube lahti alla. Kuidas ahvikesed suutsid olla empaatilised üksteise suhtes. Kuidas nad koheselt toetasid, kuidas nad võtsid oma juba see puudutus, ainuüksi see puudutus, mida te nägite seal, nad vajasid puudutust oma leinas, oma üksteise toetamises, arusaamatuses, mis toimus. Tunnetatud turvalisus ja kaasregulatsioon on need märksõnad, mida vajab inimene täpselt samamoodi. Ja nüüd tulles selle sekkumise TBRI juurde. TBRI seisab 3 põhimõttel, 3 alussambal.
Esimene on loomulikult suhtepõhine, kontakti loomine, teine on jõustamine, kolmas on korrigeerimine, sinna me täna ei jõua, sellepärast et me räägime sellest, kuidas toetada traumakogemusega last. Korrigeerimine on kõige viimane, üldse midagi, mingi muutuse saavutamine käitumises, õppimises, see on kõige viimane. Esimene on kontakti loomine. Kontakti loomine seisab kahel TBRI, siis selle sekkumise põhiselt kahel strateegiate kogumikul, mida meie anname edasi läbi selle sekkumise väljaõppe, on teadlikkuse strateegiad. Kõigepealt enese eest hoolitsemine. Kuidas meie teame täiskasvanuna, mis on sinu vundament, kui palju sa üldse vastu pead, nii lähisuhet kui palju sa vastu pead mingisuguse lapsega suhte või kontakti loomist, kuidas sa ise traumeeriva kogemusele ja stressile vastu pead. Eneseregulatsioon, nii lapsele selle õpetamine ja kasvatamine, teadvustamine lapse ajalugu, tema kogemused, tema kiindumuse ajalugu, sinu enda kiindumuse ajalugu ja kaasregulatsioon. Laps vajab turvalist täiskasvanut. Seal all on palju rohkem muidugi selles lähenemises sisu, aga just kontakti loomine, suhte loomine ja kaasamine, see, mida mingil määral te juba nägite ka nende ahvikeste juures, kuidas me saame temaga siis seda suhet luua ja kontakti, ikka seda sama sotsiaalset kontakt, turvaline puudutus. Ka võõra lapse puhul, see on alati võimalik, kas või distantsilt, turvaline puudutus. Püüada pilku, pilkkontakt ja et see oleks soe, mitte selline, vaata nüüd mulle otsa, hääletoon. Hääletooni jaoks on lausa põhjalikke ja sügavaid väljaõppeid olemas, aga hääletooniga me anname edasi samamoodi seda mitteverbaalset suhtlemist, mitteverbaalseid vihjeid, mänguline suhtlemine. Mäng võtab igasuguselt hirmult relvad. Mängi natuke rohkem nalja kui narri, kui sa seda võib-olla ise talud ja käitumise sobitamine, peegelda last, värvi sama pliiatsiga kui tema, lasku tema tasandile, kui sa talle silma vaatad või temaga suhtled. Igasugused liigutused, sama asja tegemine, isegi samasuguse tonaalsusega rääkimine, ainult et positiivselt, kontakti loovad põhimõtted. Kui me võtame inimelu dokumentaalfilmi, ehk mis see ju on tegelikult meie enda, see ei räägi ju sündmustest, vaid see räägib nende sündmustega seotud tunnetest. Sul ei ole elus meeles asju eriti, millega ei seostu emotsioone. Ma võin väga palju asju küsida sult selliseid, mida sa ütled, et ma ei mäleta ja siis kui me lahkaks seda, miks sa ei mäleta, siis seal ei olnud mingit emotsiooni juures. Sellepärast ei mäletagi. Et kontakti mängulisus kõige sellega koos, see võrdub huvitatuse ja uudishimuga selle isiku suhtes, selle lapse suhtes, tema kogemuse suhtes. Sageli on meil raske seda teha, sest et meie enda vundament seda ei võimalda või meie oskused või meie emotsionaalne võimekus. Tead, kui sa ei suuda seda aktsepteerida, sa ütledki nagu Rita Pearson alguses, ma võin neid armastada, aga nad üldse mulle ei meeldi. Kui me ei suuda seda ega mõista ega kaasa tunda, siis me võime olla lihtsalt huvitatud. Mis sinuga on juhtunud? Mida sa vajad, et ennast paremini tunda? Sa ei peagi rohkemat tundma selle lapse või noore suhtes. Tunne huvi, mida ta praegult vajaks, et ennast paremini tunda. Et kontakti loomise põhimõtted, need on muide võetud, seesama slaid on ka TBRI märkmik, on täiesti olemas sellise TBRI põhimõtete väike kogumik, mis on ka sellel Karin Purvise instituudi kodulehel olemas, aga koolidele, eriti nendele, kes on huvitatud traumateadliku ja usalduspõhise lähenemise või sekkumise rakendamisest ja selle kasutusele võtmisest olen ma seda TBRI märkmiku nagu materjale ka niisama jaganud, aga selleks peab meie poole pöörduma. Nüüd üks huvitav asi on meie kehas muide, ka selle suhte loomisel, kontakti loomisel on uitnärv. Kes teab, mis on uitnärv? Uitnärv on meie elutähtis. See annab võime meile sügavalt lõdvestuda
ja ka ohu korral reageerida. Ja ta on, see reguleerib mitmeid parasümpaatilisi närvisüsteemi osi, ehk siis parasümpaatiline on see, mis meid rahustab, mis on tahtele allumatud. Et see on jälle oskus lõdvestuda, oskus ennast maha rahustada. Uitnärv on oluline selle tõttu, et see on üks kõige pikemaid närve, mis ajust läheb enamustesse elunditesse. Ja see ulatub kaelast palju kaugele allapoole ja selle ühendusi leidub siis meie kehas ja torsos väga palju. Ja ta omab peamist sensoorset rolli, peaaegu 90% erinevatest närviseostest, mis vahendavad siis meie signaale kõikidest vajadustest, näljast, iveldusest, rõhust, valust ja nii edasi, nii edasi. Nii et seal, kuidas seda uitnärviga toime tulla või vagaalnärv, ükskõik kuidas, selleks see on päris hea väljakutse seda uurida, aga ka lihtsad asjad nagu hingamine, sügavalt sisse hingamine ja aeglaselt välja hingamine juba aitab läbi selle uitnärvi meid rahustada. Ja mis on siis mitte ainult sinu jaoks, see on sinu enesehoole jaoks. Aga esimene asi, mis mina näiteks oma lapsega ütlen, kelle ajus toimuvad 16-aastaselt praegu tohutud möllud, ma ütlen hingame. Ja nüüd isegi kui ta mulle helistab koolipeldikust, nutab või tuleb koju, ma tahaks hakata ka seletama. Ma tahaks ka panna oma ratsionaalse mõistuse kohe tööle ja hakata lahendusi leidma ja selgitama, et asi pole nii hull ja nii edasi, nii edasi. Ma olen õppinud selle ära, ma ütlen, hingame nüüd. Hingame kõigepealt, rahustame maha. Ja see teine sammas, millel seisab TBRI sekkumine, on jõustamine. Ja jõustamine jaguneb ökoloogilisteks strateegiateks ja füsioloogilisteks strateegiateks. Nii nagu ma juba mainisin, see väljaõpe räägib siis sügavamalt kõikidest nendest, aga ökoloogiline on kõik, mis tuleb väljast keskkonnast. Kõik. Teatame ette üleminekuid. Ei ütle nii, et kuule, ruttu, asjad kotti ja minema teise klassi, vaid see väga kiiresti viib lapse stressi, eriti sellise ärevamas staadiumis oleva lapse. Rutiinid, rituaalid, teeme midagi neile rutiinseks. Näitlikud abivahendid. Kui ei saa sõnadega on veel keeruline selgitada, näitame näitlikult. Etteaimatavad päevaplaanid, aitame lapsele ennast reguleerida, õpetame lausa lastele seda sõna, mis tähendab eneseregulatsioon. Ja nad hakkavad seda kasutama, sest et see toob nendele endale rahunemise, füsioloogiline, kas kõik see, mida keha ja aju vajab toimetulekuks on olemas ja on paigas. Vee tarbimine, toitumine, mida ärevam laps, seda tihedam see peab olema, iga 2 tunni tagant amps. Sensoorsed vajadused juba mainisin, kas ta otsib sensoorikat, kas tal on vaja, kas ta ripub pea alaspidi, kas ta jookseb ringi, puudutab, põrkab vastu seinu, kas ta pöörleb, keerleb või kõvad helid teevad talle midagi. Häirivad teda, õpetame talle eneserahustamistehniikaid, piisav uni, mäletate, une ajal kinnistuvad kõik need kogemused. Kui meil on teadlikult talle positiivsed kogemusi jäänud, need kinnistuvad ja regulaarne füüsiline tegevus. Et jõustamine, nii keha kui aju jõustamine on siis TBRI teine põhisammas, mille all meie räägime oma meeskonnaga väga paljudest strateegiateks. Ja sellest samast TBRI-st, võib-olla väga lihtne TBRI märkmikust, väga lihtne protsess, kuidas me käitumisi püüame või kogu seda olukorda püüame hallata. Kõigepealt mõtleme, mis on selle keerulise olukorra taga, millega ma seisan silmitsi, mis see miks on, miks see niimoodi võis juhtuda, kas seal on sõnum, kas seal on taust, kas seal on põhjust. Järgmine moment vaata peeglisse. Kas minu vaimne seisund, psüühiline, emotsionaalne seisund on hetkel selline, et ma üldse suudan sellega toime tulla? Kui minu vaimne seisund ei ole selline, siis mida ma siis teen iseenda jaoks? Järgmine samm, kas mul on kontakt selle lapsega? Kas nemad tunnevad minuga kontakti? See on minu üks suuremaid küsimusi alati, kui ma lähen kuskile ka koolidesse, kui on tegemist mingi lapse teemaga. Kellel siin keskkonnas selles koolis on selle lapsega kõige parem kontakt? Väga huvitavaid vastuseid on tulnud, te ei usu, milliseid kummalisi vastuseid, mis ei käi üldse kontakti alla. Kui mul on kontakt lapsega, siis mõtlen, kas ma olen reguleeritud ja kas nemad on reguleeritud. Kui ma ei ole, siis ma pean jälle minu vastutus, mis strateegiat ma kasutan.
et ennast reguleerida ja aidata lapsel reguleeruda. Kui nüüd see regulatsioon on paigas, kas ma pakun talle madalamat korrigeerimisvarianti või kukun ise kisama kõva häälega? Kas ma lähen väga pingeliseks, väga palju seletan, väga palju manitsen või õpetan või ma püüan mänguliselt hakkama saada? Nüüd, kui nüüd lapse käitumine on korrigeeritud, kas ma taastan selle suhte või pööran selja, ütlen, ma ei taasta last enam mitte kunagi. Ja mis on see minu jaoks siis keeruline? No see oli tegelikult esimene, ma natuke panin aksakat. Kõigepealt ongi, mis on minu jaoks keeruline ja siis kogu see lahenduste jada. Et neid asju, kõiki neid lähenemisi ja juurutamisi ka, seda tegelikult õpetab TBRI ja me räägimegi sellest, me reageerime üksteise vaimsele ja füüsilisele seisundile. Olenemata sellest, kas sa seda tahad või mitte. Keegi ärritub, sa tegelikult ka ärritud. Kuidas sa ennast saad muidugi kontrollida, see on ise asi. Vaimne ja füüsiline seisund, mitte ainult vaimne, emotsionaalne, vaid ka füüsiline. Sest meie aju aimab ehk ennustab ette või reageerib stressile ja alles pärast me näeme seda siis oma tunnete, mõtete, käitumiste kaudu. Ja kõige olulisem sõnum ikkagi, millega ma täna teid kinnitada tahan, on tunnetatud turvalisus. Kas see laps tunneb ennast turvaliselt, kellega sa tegeled? Tunneb. See, et sina arvad, et ta on turvas ja ohutuskohas, see pole see. Kas tema tunneb ka tegelikult? Ma olin imeilusal päeval keset Raekoja platsi, valmis lastele jäätist ostma ja ilusat Tallinna linna näitama. Ja siis teeb üks ehitaja kolks haamriga ja laps ei tunne ennast turvaliselt. Kõik muu sulgub. Seda aju sulgub, ta aju võtab ainult selle mälu ja mälestuse ja hakkab toimetama oma ellujäämisrežiimis. Teda ei huvita see meie Tallinna ilus linna, teda ei huvita jäätis, mitte miski. Me saame seda luua üksteisele ja ka iseendale. Ja nüüd üks kaasregulatsiooni video, väga vahva, lihtsalt sellest samast mõttest, kuidas meie füüsiline ja vaimne seisund mõjutab meid väga-väga. Ja alustasime, vaadake, meie nendel igasugust traumateadlikel koolitustel ka ja on väga vahvalt öeldud, et nii tõsisest asjast saab tegelikult rääkida ka ju humoorikalt. Ja saabki rääkida, sest et ainult selline positiivne, empaatiline, mänguline lähenemine aitab, mida teha? Hirmult relvad võtta. Alustasime humoorikalt, tahan ka lõpetada humoorikalt, ehk kuidas see on muide ka fabritseeritud ehk nagu näideldud, aga vaadake, mis toimub füüsilise seisundiga inimestel, kui keegi teadlikult midagi teeb. Stand by. Action.
ja nii ongi, kas pole. Tegelikult me peame sageli, me peame teadlikult algatama täiskasvanu teadlikkusega midagi, mis võib tunduda äärmiselt jabur, lihtsalt sellepärast, et aju alumiselt korruselt kolida ülemisele korrusele. Ja siis me saame alles asja juurde asuda. Ma just mõtlesin, ikka juhtub see, kui jääb mitu lehte taha. Nii et sellisel moel võtame hirmult relvad. Selleks on väga palju vahendeid, väga palju toredaid lähenemisi. See, mida mina teile põgusalt mainisin, siit-sealt on usalduslikel suhetel põhinev sekkumine, TBRI ja TBRI muideks on koolide jaoks olemas ka sellised siis nii päevased kui ka pikemad väljaõpped, aga see selleks. Ma väga soovin teile, et te mingitel hetkedel lihtsalt kasutaksite. Mitte ainult me ei tea seda asja, vaid me ka kasutame. Vaatame, kus see laps on, millises aju osas ta hetkel toimetab ja mida mina pean tegema, et last selles aju osas toetada, kas sealt välja saada siis. Sest eesmärk on ikkagi jõuda selleni, et see katus on ilusti pea ja siis me saame sinna edasi panna, mida meil on vaja. Ehk seda meie õppekavasid ja muid asju. Aitäh teile!